Mina olen siis Merilin Pärli EAS-ist ja minu kõrval on mu kolleeg Dmitri Burnašev, EAS-i alustavate ettevõtete divisjoni direktor, kes siis räägib nendest üritustest, mille pärast me täna siis siia kokku oleme tulnud. Selja taga meil juba jooksis ajujahi klipp, nii et alustakski siis ajujahist. EAS on seda nüüd 6. aastat korraldamas. Mis on sel aastal teistmoodi ja mis see ajujaht üldse on? No võib-olla enne, kui ma räägin täpsemalt ajahest, et väike sissejuhatus, et ettevõtluse alustamise valdkond on üldse suhteliselt keeruline ja selline kompleksne valdkond. Ja mõned aastad tagasi me tuleme välja sõnumiga, et kuna Eesti on suhteliselt väike ja meil pole mõtet siin konkureerida omavahel sellel suhteliselt väiksel turul, pigem meil on vaja minna välisturgudele ja kõik koos konkureerida hoopis suuremate tegijatega ja saada hoopis nagu suuremaid asju. Ja selles võtmes me jätkuvalt usume seda ja me usume sellisesse märksõnasse nagu koostöö. Ja täna me siin räägime ajujahist ettevõtlusnädala Start Smartist ja need on needsamad koostööüritused, head koostööüritused, mille osas on võimalik täna kogemusi jagada. Ja nüüd, kui rääkida täpsemalt ajujahist, siis see on hea näide koostööprojektist, kus elukutsejaks on EAS ja meie hea partner SEB ja terve rida muid partnereid, ilma kelleta ei oleks üldse võimalik selliseid asju ellu viia. Ja ajujaht on üleüldse üritus nendele inimestele, kes soovivad midagi muuta, kellel võib-olla sünnib mõte muuta maailma, aga nad ei ole veel kindlad. Kas see on ikka õige mõte, kas see on ikka teostatav, kas ikka tasub sellega tegeleda. Ja ajujaht on selline hea, soodne ja suhteliselt turvaline keskkond, kus neid asju läbi proovida. Samuti tasub mainida, et ajujaht on konkurss, ehk sisuliselt siin on oluline kogu selle programmi läbimine ja nagu konkurside puhul ikka, selle lõpus on võimalik saada natuke raha oma idee teostamiseks. Aga kui rääkida sellest, et mis sel aastal saab olema teistmoodi, no siin tooks veel kahte asja. Esiteks suurem teavitus, et juba praegu näiteks toimuvad teavitusüritused väga paljudes Eesti kohtades, täna muuhulgas on näiteks Saaremaal minu teada. Nii et selle teavituse ja kaasamise poole pealt on üks oluline muutus. Aga teine muutus, mis teeb elu palju põnevamaks nii osalejate kui ka tegelikult jälgijate jaoks, on see, et kevadel tuleb ka saade ETV eetrisse ja see saade räägib ajujahist meeskondade käekäigust ja kindlasti lisab teravust neile, kes osalevad ja teeb asja põnevamaks neile, kes jälgivad. See oleks lühidalt vastasime küsimusele. Kuidas on ajujahist osavõtvate noorte profiil nende aastatega muutunud ja ka ettevõtete profiil? Ma ei tea, kui õige on rääkida profiili muutmisest, sest ega siin nii väga palju muutusi ei ole toimunud. On küll läbi aastate väga suur osakaal olnud IT-ettevõtjatel, samas meil on hea meel ka selle üle, et seal on piisavalt palju ka nimetatud traditsiooniliste valdkondade ettevõtteid. Oluline on pigem see, et aastatega on muutunud inimeste suhtumine ajujahti ja kui me räägime osalejatest, siis veel mõni aeg tagasi inimesed tulid lihtsalt mõttega, et okei, proovime midagigi, aga võib-olla ma ei ole võib-olla isegi lõpuni motiveeritud selles osalema, siis viimasel ajal on näha, et inimesed viimastel aastatel on hakanud üha rohkem saavutama just ajujahi raames. Ehk selge see, et selle konkursi maine on tõusnud, kvaliteet on paranenud ja tänu sellele ka osalejad saavutavad oluliselt paremaid tulemusi. Lähme siit teise sündmuse juurde, milleks on ettevõtlusnädal. See toimub järgmisel nädalal üle Eesti. Mis selle ettevõtlusnädala eesmärgiks on? No kui rääkida ettevõtlusnädala eesmärgist, siis võib-olla alustaks sellest, et iga probleemi või iga väljakutse puhul on äärmiselt oluline selleks, et sellega tegeleda, on äärmiselt oluline see probleem või väljakutse sõnastada. Ja
selleks, et neid probleeme väljakutseid sõnastada, on vaja vastavat formaati, vastavat vormi. Ja ettevõtlusnädal on selline aastatega läbi katsetanud ja praegu tundub, et päris edukas formaat, mille raames on võimalik ühiskonnas olulisi probleeme tõstatada ja hakata nendele ka lahendusi, vastuseid otsima. Nagu me just nägime, et enne praegust voorud, et siin oli päris huvitav debatt ja huvitavad inimesed rääkisid sellest, kuidas nemad näevad ettevõtluse arengut Eestis ja mida selleks vaja on. Ja just selleks, et sellised arutelud tekiksid, et nad jõuaks mitte ainult kabinettidesse, vaid sellest räägitakse laimalt, on sellist formaati vaja. Lisaks sellele, et ettevõtlusnädala raames tõstatakse neid olulisi küsimusi, sellel on olemas ka ettevõtlusteadlikkuse tõstmise funktsioon, ehk sisuliselt nädala aega on oluline teema, ettevõtlus ja ettevõtlikkus on fookuses, sellest räägitakse, sellest räägib mitte ainult EAS, vaid räägivad ka meie olulised partnerid. Seekord on neid partnereid eriti palju, ennekõike muidugi Eesti linnade osas ja muidugi eesotsas 4 suurima linnaga, kes on meie traditsioonilised ja kõige suuremad partnerid selle nädala raames. Seekordse ettevõtlusnädala keskmes on töökohtade loomine. Milliseid töökohti siis Eesti ootab? See on väga hea küsimus, milliseid töökohti Eesti ootab. Ma arvan, et paljude inimeste jaoks need vastused ka erinevad. Meil kahjuks on olemas veel piisavalt palju inimesi, või ma isegi ütleks liiga palju inimesi, kelle jaoks on oluline üldse töökoht. Samas mul on hea meel ka selle üle, et meil on olemas nüüd juba piisavalt palju inimesi, kelle jaoks on oluline mingi konkreetne töökoht. Ja need on kõik küsimused, mida me peame tõstatama ja millest me peame rääkima, kas või selleks, et vältida selliseid liiga ühekülgseid lähenemisi sellele küsimusele. Pahatihti on nii, et võetakse sõna sel teemal, võetakse sõna näiteks ühelt konkreetselt seisukohalt lähtuvalt, näiteks, et inimesed väga liberaalsete maailmavaadetega räägivad sellest, et töökohtade loomine ei ole üldse õige asi, lihtsalt sellepärast, et see on põhimõtteliselt vale asi. Või vastupidi, räägitakse sellest, et töökohti ainult tulebki luua ja see ongi ainuke asi, mida teha. Me ei saa anda hinnanguid selles küsimuses, aga mida me saame teha ja mida me tahame teha, on see, et neid erinevaid vaatenurgi oleks võimalikult rohkem ja et nad saaksid ka piisavalt käsitletud, sellepärast, et nagu ma alguses ka ütlesin, erinevate inimeste jaoks vastused nendele küsimustele või sellele küsimusele, et milliseid töökohti Eesti ootab, on väga erinevad. Ühe jaoks on oluline, et üldse töökoht tekiks, teise jaoks on oluline, et see oleks just tema unistuste töökoht. Ettevõtlusnädala raames toimub ka iduettevõtluse konverents Start Smart, mis justkui viitab, et ühe võimalusena oodatakse just iduettevõtteid. Miks EAS ka iduettevõtete maastikul püüab endale ruumi teha ja mille poolest see Start Smart nendest teistest algatustest erineb? Kui rääkida Start Smartist, siis see on see 3. koostööprojekt, millest ma tahaks täna rääkida. Koostööprojekt, kus EAS osaleb koos 4 teise partneriga, kaasa arvatud üks Soome partner. Ja selle projekti mõte on selles, et kui noor inimene soovib saada vastuseid või ütleme niimoodi, omab selliseid suuri ambitsioone, tahabki maailma muuta ja otsib vastuseid konkreetsetele küsimustele, siis Start Smart pakub selle jaoks väga soodsa, väga huvitava, väga mugava võimaluse. Iga kuu toimub üritus, kus on võimalik osaleda, olenemata sellest, et kas te olete osalenud varem või kavatsete osaleda ka hiljem. Ja sellel üritusel on võimalik osaleda ja saada palju teadmisi ja miks mitte ka nõu väga targatelt inimestelt nii Eestist kui ka välismaalt. Ja selles ongi peamine erinevus näiteks selle Start Smarti ja AIOJAH vahel. AIOJAH on konkurss ja AIOJAH eeldab seda, et inimene läbib just selle programmi. Start Smarti puhul võib piltlikult öeldes iga hetk üheneda ja iga hetk lahkuda.
kuigi muidugi palju rohkem kaasa on siis, kui te osalete alati. Nüüd, kui rääkida sellest, et miks EAS idufirmadega tegeleb, siis vastus on väga lihtne. Eestis, kui me vaatame alustavad ettevõtjad Eestis, keda sel aastal ehk luuakse kuskil 16 000, siis valdav enamus neist on niinimetatud traditsioonilised ettevõtted. Need ettevõtted, need on sellised klassikalised ettevõtted, millest me oleme palju filme näinud, millest me oleme palju lugenud ja mida on väga paljud ise kogenud. Samas meedias väga tihti tähelepanu pälvivad just sellised niinimetatud idufirmad ehk ettevõtted, kellel on väga suured globaalsed ambitsioonid, kelle kogu arv on võib-olla mõned protsendid kogu ettevõtete arvust, aga kes elavad natuke, ütleme niimoodi, et kelle elus kehtivad natuke teised seadused. Ja need on need firmad, kust võibki välja kasvada piltlikult öeldes Eesti Nokia. Need ongi need firmad, kus me räägime sellest, et paari aasta pärast on nad saanud nii ja nii palju miljonid või 10 miljonid. Ja kuna see valdkond ongi Eesti majanduse jaoks oluline ja lisaks sellele see on oluline just näitena teistele inimestele, noortele inimestele, see kõnetab neid kõige rohkem just sellised edulood, siis see on ka põhjus, miks ka selle valdkonnaga me peame tegelema. Ja viimane küsimus, nagu sa juba ka mainisid, siis sel aastal ootame me rekordiliselt 16 000 uut ettevõtet. Mille arvelt see kasv tuleb, mis need uued ettevõtted on, mis selle rekordi teevad? See on väga hea küsimus ja sellele küsimusele on EAS-i töötajana raske vastata mitte hakates ennast kiitma. Aga põhimõtteliselt ma siiralt usun sellesse, et need suured numbrid, see on muidugi nagu kompleks teema, et miks see nii on, aga ma arvan, et sellel on väga suur roll ka sellel, et millest süsteemi on riik üles ehitanud ja millest sellest pikka süstemaatilist tööd on läbi aastate tehtud. Et ma ei tea, kui palju tavainimene seda teab, aga tegelikult kui jätta kõrvale need suured loosungid ja kampaania korras läbi viidavaid üksikuid suuri asju, siis tegelikult taustal käib üsna tugev, pingeline ja pikaajaline töö. Ja näiteks EAS koos oma partneritega on juba aastaid panustanud sellesse, et kasvatada Eestis ettevõtlikkust. Seda on tehtud nii kooli tasandil, siin võib näiteks tuua ettevõtliku kooli projekti, siin võib näiteks tuua Junior Achievement'i õpilasfirmade projekti, siin võib näiteks tuua tegelikult terve hulk muid asju, mida tehakse iga aasta ja tänu millele iga aasta osaledes vähemalt nende algatuste žüriides on näha, et aastatega ikkagi Eesti inimeste noorte suhtumine ettevõtlikkusse ja üldse ettevõtluse muutub. Ja ma arvan, et ei ole üldse kaugel see aeg, et kus selle süstemaatilise töö tulemusena meie ühiskond muutub palju ettevõtlikumaks, mitte ainult selles kontekstis, et tekib nii palju uusi ettevõtteid, vaid ka selles mõttes, et mis on ettevõtliku ja mitte ettevõtliku inimese peamine vahe. Peamine vahe seisneb selles, et kui nii ühel kui ka teisel inimesel tekib mingi hea mõte, siis ettevõtlik inimene kulutab oma energiat selle peale, et hakata tegutsema, hakata midagi tegema, kas või lihtsalt proovida ja unustada ära. Aga mitte nii ettevõtlik inimene kulutab aega ja energiat pigem selle peale, et endale tõestada, miks see ei õnnestu, miks seda pole mõtet teha ja miks üldse tuleb tegeleda nii-öelda millegagi, mis on tõsine teema, mitte selliste rumalustega. Ja see on peamine vahe ja muidugi me tahame, et inimesed oleksid ettevõtlikumad. Nii et selline pikk vastus, aga ma ütleks, et väga oluline roll selles, et sellised rekordid tulevad, on kindlasti sellel suurel tööl ja sellel suurel süsteemil, mis on juba üles ehitatud ja aastaid edukalt töötab. Aitäh! Ja ongi aeg edasi minna. Nüüd on palju teoreetilist juttu olnud ja kohe läheme praktiliseks. Ma kutsun siia koolitaja Hannes Lentsi, kes hakkab siin läbi viima noorte ettevõtjate kujundlikku enesetutvustamist. Kuidas oma idee maha müüa, nii et saaks ka investori? Palun, Hannes. Nii.